kõik peaksid nägema nüüd vähemasti seda screeni ja räägin ma teile sellest, et kuidas siis eelmine hooaeg meil oli vajadus umbes 12 tunniga ümber teha kogu oma lähenemine võistlusele, sellepärast et 6. märts oli see, kus meie kool läks karantiini, sest meile öeldi, et teie alates tänasest ei tohi kuhugi mujale minna kui ainult koju, aga 7. ja 8. oli finaal ja finaaliks olid kõik valmistunud. Ütleme niimoodi, et me tegime oma ettevalmistusi, me tahtsime minna finaali, aga meie finaaliks sai olema ainult selline pilt ja mitte midagi muud esialgsete plaanidega meil ei olnudki, sellepärast et tuli käsk, minge koju, olge kodus. Meil oli suuresti plaanitud, et me hea meelega tuleksime võistlusele, jagaksime naistepäev oli selle ajal, jagaks naistepäeval igasuguseid asju, aga isegi veel hetk enne seda, kui niinimetada kohtunikud ja organiseerijad meile ütlesid, et ei, teil ei lubata kohale tulla, siis me veel väga lootsime, et äkki me saame minna. No, õpilased ei hakanud lootust kaotama. Mina mõtlesin ka, et kuidagi tuleks leida ikkagi lahendus, et saaks osaleda, sest õpilased ei olnud süüdi, õpilased kõik olid terved. Meie koolis oli ainult üks õpilane haigestunud ja see õpilane oli hoopis teistest klassidest ehk siis meiega mitte seotud. Meie mõte oli siis see, et me rääkisime Ramoniga, rääkisime Rasmusega, et äkki õnnestub kuidagi selliselt teha, et me osaleme virtuaalselt, et me saaksime enda asjad teha ära enda koolist. Muidugi see enda koolist ja enda asjad oli niisugune esialgne õhkõrn lootus, sellepärast et ma hiljem räägin, mis takistused sellega kõik tulid. Aga vähemasti siis niimoodi, et reede õhtul meie mõte oli, et järgmiseks päevaks äkki me saame kõik üheskoos korraldada ühe meeskonna virtuaalsena sinna sellele võistlusele. Ütleme siis järgmiseks hommikuks või esimese reede õhtuks oli meil ette valmistatud see, et printimistöökoda oli kiiresti meile välja printinud ühe plakati, mis siis ütles, et kahjuks meid siin ei ole ja loodame, et teil läheb hästi. Ja samal ajal siis hommikul saime ka teada, et korraldajad on leidnud võimalus, et kui on meie niinimetada meeskonna aeg, siis me saaksime kaitsta oma projekti, meeskond saaks teha erinevaid asju, kui nad on selleks valmis. Aga kui paljud ütlevad, et jaa, me oleme alati olnud selle jaoks valmis, siis mina tunnistan ausalt, järgmine hommik oli minu jaoks keeruline, sellepärast, et igasuguseid asju tuli hakata katsetama, et kuidas oleks võimalik üldse teha ühte otseülekannet ja kodudest. Kui me esialgu veel lootsime, et hea küll, me tuleme hommikul koolimajja, me tuleme robootikasaali ja lihtsalt oleme siin vaikselt oma ette, siis see koroona ikkagi oli selline asi ja see esimene juhus just kooliga, ajakirjandus ümber koolimaja, igasugused koristajad, kõik muud asjad, unustage ära, siia ruumidesse ei tohi sisse tulla. See oli täiesti keelatud tsoon, kuhu tulla. Ja siis me hakkasime kella 10 paiku, hakkasime, kuidas öelda, katsetama omavahel, et mida siis saaks üldse teha, millega saaks. Küll oli Google Meets, mis esimest korda tuli alla laadida, küll oli selleks Skype, Zoom ja nii edasi. Ja lõpuks me siis jäime selle peale, et me jäime Skype'i peale ja siin all paremal pool te võite näha siis kohtunikke, kes on vaatamas meie mängu, sellest mängust tuleb hiljem ka veel pilte ja ka siis meeskond teisel pool, et kuidas see meeskond kodudes käitub ja ütleme nii, et üks kõige keerukamaid asju võib-olla oligi see, et noored on ju harjunud küll võib-olla omavahel pidama videokonverentse ja rääkima midagi, mitte videokonverentse, aga videokõnesid. Aga nende jaoks see kaamera käis üles alla, kes ei saanud üldse ööd ega mütsi aru, või kus kohas ta kaameras on, et kui te vaatate, siin all reas on väga hästi näha, et mõni õpilane näitas üldse täiesti valget seina või valget tausta ja tal ei olnud õrna aimugi, et kuidas seda asja kõike teha. Õnneks kella 12, kui oli siis meie nimetada slot või meie aeg ettekannet teha, siis selleks ajaks oli meeskond juba piisavalt harjunud ja imelikul kombel tegelikult kõik ootasid täpselt oma aja ära, millal oli nende kord midagi rääkida. Ei olnud ühtegi sellist lolli, võiks öelda, et vaikuse pausi ja teistpidi ei olnud ka sellist ülerääkimist teineteisest. Ja see oli, võiks arvata või võiks öelda tõesti, et see oli esimene kord, kus midagi sellist üldse katsetati ja veel kord ma võtan ikkagi Kaabu ja oma Kiivri korraldajate ees maha, sellepärast, et nemad olid need, kes võimaldasid selle, et kohtunike ruumis oli siis
vastuvõttev, nii nimetada kaamera ja vastuvõttev Skype üles seatud. Nüüd, kui vaadata edasi, siis edasine juba oli kella 12, kella 4 ja siin vasakpoolset pilti tegelikult avalikult ei tohikski vist väga eksponeerida, sellepärast et see oli see hetk, kui tegelikkuses käisin mina koolimajas ja koolimajas täis keemiakaitseülikonnast viisin ära siis võistluslaua ja see võistluslaua panin üles, varem on siis näha minu privaatroomid ehk siis minu enda korterisse. Kui keegi nüüd kardab, et kas oli mingit ohtu, siis ei olnud, sellepärast, et see võistluslaud ujus päris korralikult desovahendist selleks hetkeks, kui see minu juurde jõudis. Ja sellisena, nagu te siin slaidide peal võite näha, sellisena siis tegelikult eelmisel aastal võiks öelda, et selle sama 4 tunni vältel tegime me online ülekande. No, nii kaua sellega küll ei läinud, et see oli vist tund poolteist, kui me seda otse ülekannet tegime. Aga et üles panna kõik need vajalikud kaamerad, et kõik iga nurk on kaetud, et mitte midagi ei saaks võltsida, ei saaks mingisuguseid kõrvalisi abi olla ja näete, ka ohutus on kõikide jaoks tagatud, et õpilased toodi ja viidi sellisena, sest siis oli see ikkagi väga hirmutav olukord. Ja noh, ma arvan, et sellist olukorda, kus kohtunikud on videokaamera vahendusel ja meeskond tegelikult midagi sellist ülekandena teeb, seda me saame veel näha pikalt ja pikalt tulevikus, sest kui meie olime pigem erand sellises tavavõistluses, siis ma usun, et tänapäeval nüüdsest saab olema see tavavõistlus pigem sellisena reegel ja erandid saavad äkki olema need, kus me kõik saame kokku. Kui rääkida õppetundidest, siis ütleme nii, et robotimängu tulemus räägib enda eest, et meeskond oli tugev, aga meeskond ei olnud tegelikult selleks kõigeks üldse valmis. See nii nimetada distantsilt kogu võistluse kaasa tegemine mõjus meeskonnale tegelikult päris palju muserdavalt. Nad olid küll ühtepidi uhked, et nad selle asja ära tegid, aga see, et ei olnud võimalust koha peal olla, koha peal inimestega suhelda, see oli hilisemas arutelus, nad ütlesid, et tundsid sellest väga puudust. Ta oli teistpidi põnev, sellepärast, et ta oli küsitav, et kas me saame selle asjaga hakkama või ei saa. Aga nad ütlesid, et aga muidugi, neil oli kõigil endal tahtmine, et nad tahavad hakkama saada. Siis õppetundidest veel see, et kui ma nüüd siin 2 slaidi lähen tagasi, siis ega mina ka ennem ei mõelnud selle privaatse tsooni ja privaatse asja peale, et tavaline korter, paneks sinna selle laua üles ja teeks ülekande. Kuni selle hetkeni, kui keegi tegi mulle väikse märkus, et kuule, vaata, mis sul seal lauanurga peal on, et mingisugune karp sigarillasid või midagi sellist. Et tegelikkuses, kui me tulevikus peame hakkama nii tegema selliseid ülekandeid ja asju, et siis kindlasti tuleb mõelda, et kus ja kuidas neid asju teha. Kas õpilased ise selle asjaga saavad hakkama? Nad kindlasti saaksid selle asjaga väga hästi hakkama, neile nagu see meeldiks, aga nad kindlasti tunneksid puudust sellisest sotsiaalsest suhtlemisest. Nad tahaksid ikkagi seal see melu ja kõik see, mis võistlusel koha peal on, et see on hoopis selline, mida nad väga igatsevad. Et üks asi on nagu robootikasaalis midagi ette valmistada või kusagil mujal seda üles filmida, mis iganes ette kanda Skype'i vahendusel, aga kindlasti nad tahaksid seda parema meelega seal koha peal teha. Kas ja kuidas seda nüüd tulevikus läbi viia? Ma ei tea. Ma tean vähemasti seda, et peale seda, kui me olime esimest korda teinud, siis väga mitmest riigist, kus ka hakkasid turniirid ära jääma, nii mõnigi küsis nõu, et kuule, aga kuidas te tegite? Ja siis ma pidin tunnistama, et 7 tunniga püüdsime välja mõelda, mis teha ja siis viimase 2 tunniga midagi tegime. Nii et kui keegi mõtleb, et kas virtuaalselt on võimalik seda teha, siis jah, seda on virtuaalselt kõike võimalik teha. Seal on omad väiksed miinused, aga kindlasti selle, kuidas siis öelda, ühe väikse imepisikese patsilli pärast nüüd ei saa aastate pikkust tööd nurka visata. Nii et mina hea meelega nüüd tegelikult kuulaks teie küsimusi, kui teil on mingeid küsimusi või vaataksid. Kiidan värve, Lauri. Väga hea, keegi kiitis värve. Hakkab tulema. Mis asi hakkab tulema? Pole kindel. Aga kui kellelgi on küsimusi, siis ma hea meelega vastan, sellepärast, et meie vist oleme kõige pikemalt proovinud seda distantsõpet ja distantsõppel ka robootikaringiga koos käia, nii et hea meelega kuulan teie küsimusi paremas chati aknas või kui teil küsimusi ei ole, siis ma annan kohe varsti tagasi
aja või siis ütleme siis pildi annan tagasi MTÜ Robotikale ja kui nad ennem läksid väga palju lappama, et arvasid, et mina võiksin kella 3 alustada ja 3:30 lõpetada, siis ma praegu lõpetangi ilusti 3:30. Ma ei hakka siinkohal siis väga palju venitama. Ma loodan, et MTÜ Robotika on omal pool valmis pilti üle võtma ja uuesti saama nii nimetada kõige tähtsamaks. Aga omalt poolt siis mina soovin kõigile nii uutele kui vanadele olijatele ühtepidi õnne, sellepärast, et kes ei tea, siis see hooaeg on 10. hooaeg ja ma eraldi õnnitan Ollet, sest minu teada mina, Olle ja ka Andrei peaks olema 3 juhendajad, kes on 10 aastat selles karussellis kaasa teinud, nii et õnnesoovid teile ja meile. Ehk siis vaatame, kumb enne püssi nurka viskab. Mina veel ei kavatse seda teha. Aga olge tublid ja kui me reaalselt ei näe, siis näeme virtuaalselt peagi.